Tere hommikust, prouad, millega tegelete? Joogat teeme. Hommikune jooga. Kas ei näe või? Tervis peab korras olema. Nii, tere hommikust. On viimane päev meil Küprosel. 5 päeva on juba peaaegu möödas ning juba homme hommikul sõidame tagasi või tegelikult juba edasi Londonisse. Täna siis avastame veel, mis siin Küprosel meil nägemata on ja veedame aega lõpuks Pafoses. Lähme sõidame. In 300 meters, turn right. Praktiliselt sõidame. Kuna Küprost peetakse antiik-Kreeka mütoloogias armastuse jumalanna Afrodite sünnipaigaks, siis on siin saarel kõik kohad tema järgi nimetatud. Iga nurga taga on mõni tema vann või siis tema rand või tema kivi. Nii, me jõudsime kohale. Siin on päris ilus. Afrodite võttis siin isiklikult vanni ja räägitakse, et kui sa siin vannis tiikeses käid ujumas, siis armastus tabab sind kohe. Selle sama päeva jooksul veel. Σαν έχω ζωή, μα yo ζωή δεν έχω. Σαν κλίμα με κλαδεύκουσιν και κλάδεμα δεν έχω. Σαν κλίμα με κλαδεύκουσιν και κλάδεμα δεν έχω. Αλλήμωνον οι όμορφες να μένε πεθάνισκαν, να ταν που να αρρωστούσασιν και πάλι να γιανίσκαν. Να ταν που να αρρωστούσασιν και πάλι να γιανίσκαν. Me jõudsime Sea Caveside juurde. Hilda läheb kohe ujuma, siit hüppab serva pealt sisse. Noh, Hilda swimming. Aurolaev Hilda jõuab sadamasse. Kuidas oli Hilda ujumine? Väga mõnus, ma kartsin, et keegi on seal. Kes seal põhjas võib olla? Mida sa tea? Näiteks mõni madu, haid. Nii. Me jõudsime Pafose loomaaeda ja kauplesime endale 3 eurot odavama pileti. 3.50. Ma põhimõtteliselt anusin. Ja Marli oli seal, please, could you do us a discount, please. Ja siis nad tegidki. Me saime 13 euroga 16,5 asemel. Ja nüüd me vaatame siis ringi, mis loomad siin on. Siin on... Hello! Ja mul läks nüüd meelest ära, mis ma tahtsin öelda. Siin on kaelkirjakud ja kõik toredad loomad, mida meil Eestis ei ole, nii et me lähme vaatame. Tuleb välja, et Küprose kliima vist ei sobi pingviinidele. Nad ei paistnud väga õnnelikud olevat. Ma loodame, et ikkagi parem kui Antarktikas -50-ga.
jõudsime varakult täna enda lõppsihtkohta Pafose linna ning siis tulime kohe, tšekkisime ennast hotelli. Meil oli broneeritud 3-kohaline tuba, aga kuna me oleme nii toredad inimesed, siis hotelli retseptsionist öeldi meile, et teil on tasuta upgrade ja me saime 2-toalise apartmenti. Praegu me oleme esimesel korrusel, kus on elutuba ja köök, aga meil on ka siin veel täiesti teine korrus 2 magamistoaga. Naised on meil talisuplejad, jälle lähevad ujuma. See ei ole õige värk. Tegelikkuses me ei peaks kodust üldse lahkuma ega kaugele minema, sest kõik on käe-jala juures. Meie järgmise ukse juures on pubi ja siis on kohe supermarket. Meil tekkis siin küsimus, et miks me saime selle upgrade'i siin hotellis. Vastus on tegelikult väga lihtne. Nad tahtsid minu vlogis promo saada ja nad maksid mulle selle eest. Vot nii on lood. Nii et külastage kõik Panareiti Pafos resorti Pafoses Küprosel ning teil saab lõbus olema. Kohale jõudis meie kaua oodatud oktopus. Hilda on väga õnnelik. Näete, kuidas ta nägu särab. Ja kohe läheme noa sisse. Nii, Hilda, söök on söödud. Kuidas oli 8 jalg? Väga maitsev. Ma sööks seda uuesti. Viimased armastuskirjad lähevad posti. Loodame, et kohale ka ei jõua.